Minu nimi on Lea Kemper, mina olen Maxima personalijuht, olnud juba siin 4 aastat ja meie ettevõttes on välistööjõul olnud alati oluline koht meie personali hulgas. Erinevatel aegadel palkame erinevaid rahvusi, erinevat arvu töötajaid. Kokku on meil umbes 600 ringis. Välistööjõust kindlasti tänasel päeval on eriti olulisel kohal sõjapõgenikud, ukrainlased. Seega ka nende osas oleme päris palju ära teinud. Meil on kokku üle 200 ukrainlase, neist 100 on tulnud 9. märtsist kuni tänaseni ja töötavad peamiselt meie poodides. On ka üks kontoritöötaja ja paar laotöötajat. Kandidaate on kuskil 500 ringis, seega huvilisi ukrainlaste poole pealt on. Nende värbamise protsess on pisut teistsugune. Seega nende tööle vormistamine ja töösuhete algatamine ja tööle sobitumine võtab rohkem aega. Mida me tegime siin alustades ukrainlaste värbamist? Alustasime just eeskätt kommunikatsioonist ja kommunikatsioonist ettevõttes. Milline on meie seisukoht olukorra osas, mis üldse majanduses ja maailmas valitseb? Tegevjuht tegi sellise koosoleku kõigi juhtidega, kellele võiksid sobida Ukraina töötajad ja väljendas oma seisukohti ja ettevõtte seisukohti. Mainis ära, et tulevad teistmoodi töötajad, võib-olla teistmoodi vajadustega pisut ja järgnes kohe muidugi see, et tegime töökuulutused, siis kanalid valisime ukrainlastele sobivad, et päris tavaliste töökuulutustega me värbama neid ei hakanud. Tegime töökuulutused 2 keeles, eesti ja ukraina, et rohkem võib-olla nende tähelepanu tõmmata. Kanalitena valisime erinevad digikanalid. Kuna meile asus tööle ka Ukrainast pärit värbaja, siis tema soovitusel liitusime erinevate Facebooki gruppidega, kus ukrainlased endale tööd otsivad ja tööd soovitavad. Seejärel juhendasime oma värbajad, kuna nende Ukraina põgenikega ei saa lihtsalt rääkida palgast ja töö asukohast, töötingimustest, vaid neile on vaja varuda rohkem aega. Neile on vestlused tavapärased on kuskil veerand tundi. Nad küsivad kultuuri kohta, olude kohta, riigi kohta, lastehoiu kohta, majutuse kohta ja kõige sellise kohta, mis meie arust on iseenesest mõistetav. Seega rohkem aega varuda. Kindlasti oleme me sunnitud olnud või mitte sunnitud olnud või isegi soovinud läheneda erinevatele kandidaatidele. Mõnedel on tarvis ajutist elamispinda, mõnedel on tarvis ajutist elamispinda lastega, mõnedel on tarvis alalist elamispinda, et kõige sellega me oleme pidanud arvestama ja võimalusel oleme vastu tulnud. Siis järgmine asi, millega tuleb kindlasti arvestada ja mida tuleb eraldi teha nende jaoks on koolitused. Panime kokku osalised videokoolitustest, osalised siis antakse live-koolitusi. Eraldi igale 4 päeval on Ukraina grupile mõeldud koolitus, kus me räägime lühidalt Eestist, kuhu nad sattunud on, peamised punktid meie kultuurist, meist ja seejärel juba tööd puudutavatest küsimustest, vahetustest, töötamise eripäradest, mis kuskil siis on ja sellised praktilised küsimused. Ja seda koolitust viimasel korral läbis 50 inimest korraga ja need on online. Järgmine küsimus, millega tuleb tegeleda, on kindlasti selline majutus nendes kohtades, kus lihtsalt neil ei ole võimalik elamispinda kergesti leida, näiteks Tartus. Ka meil on Tartus keeruline elamispinda leida, aga meil Maximana on seda oluliselt lihtsam teha kui näiteks Ukrainast tulnud 2 lapsega perekonnal iseseisvalt. Seega me oleme ka Tartus praegu otsimas neile eluasemeid ja nõus hüvitama nende majutuskulud. Nii nagu me Tallinnas hüvitame, meil on oma ühiselamuid 250 kohta, kus elavad hetkel peamiselt Ida-Virumaalt tulnud inimesed, aga sinna majutame siis ka ukrainlasi. Välistööjõu palkamist igal juhul tasub kaaluda. Et eriti suurtes teenindusettevõtetes nagu meie on tihtipeale selliste välismaalaste teenindusvalmidus oluliselt parem, vaatamata ebapiisavale keeleoskusele. Et igal juhul välismaalased mitmekesistavad ettevõtted ja kui töökeel on sobiv välismaalastele, siis elavad nad suhteliselt ruttu sisse ja saavad osaks kollektiivist.
selles mõttes nagu vahet väga meie töötajatega ei ole. Kui rääkida Ukrainast tulijate sisseelamisest ettevõttesse, siis kui keelekeskkond ja ettevõttepoolne ettevalmistus on sobiv, siis elavad nad väga ruttu sisse ja on väga kohusetundlikud, lojaalsed ja töökad kolleegid. Kokkuvõtteks võib-olla see, et see mitmekesisus on olnud meie jaoks pikalt juba normaalsus, seega meil ei ole olnud erilisi konflikte rahvuste, inimeste eripärade, soo, vanuse ja muu põhjal. Et see on ka meie üks olulisematest poliitikatest, mille me oleme aastaid tagasi kehtestanud ja tundub ka poodides ollakse sellega harjunud. Seega Ukraina töötajad on hästi vastu võetud ja tundub, et ka neile sobib.